Tere tulemast Musta kassi taro lugemisse lõvid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 1. kuni 7. juuni. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. No mis ma oskan öelda? Te tunnete ennast nagu läbipõlenuna. Tundub, et te olete üle töötanud. Ja tahaksite võib-olla natukene aega maha võtta. Aga hakkame siit otsast peale. Meil on siin esimese kaardina sauade 8. See näitab kiirust. Asjad kiirelt hakkavad arenema. Mõõkade 10 on see läbipõlemise kaart. See on põhja jõudmise kaart. No see on ka millegi lõpetamise kaart, aga pigem ongi ta see ületöötamise kaart. Siis on siin müntide 4. Müntide 4 minu jaoks on kitsimehe kaart. See on selline kaart, mis räägib sellest, et ei taha absoluutselt kulutada ei oma raha, energiat ega aega. Vot millele siis? Mingile tööle, mis on teid ära tüüdanud, millest te tunnete, et olete nagu kõik endast andnud ja nüüd nagu veel keegi midagi tahab. Edasi tuleb päikesekaart. No päike on tarokaardipaki üks positiivsemaid kaarte. Päike annab jõudu. Päike valgustab ära absoluutselt kõik pimedad nurgad. Need ka, mis teie eest on siiani olnud varjatud. Ne võivadki tulla varjatud saladused välja. Keegi võib olla teie eest midagi varjanud, aga nüüd tuleb see kõik välja. Võib ka olla see, et näete lahendusi, kui ennem ei näinud, et päike valgustab lihtsalt nii hästi, et tuleb ka pähe see lahendus, mis ennem nagu kuidagi pähe tulla ei tahtnud. Siin all on mõõkade 6, mõõkade 2 ja sauade 2. Mõõkade 6 sellel on 2 tähendust. See on kas põgenemine millegi eest või reisile minemine. Et mulle tundub antud kontekstis, et te siiski tahaksite põgeneda nagu selle sama mõõkade 10 ehk ületöötamise eest. Ja minnagi reisile. See võib täitsa 2 ühes olla. Võtan aja maha, puhkan natukene, lähen, sõidan ära, raputan selle vana tolmu maha ja alustan siis puhanuna, uuelt, puhtalt lehelt. Mõõkade 2 tähendab valikut, et edasi liikuda te ei saa enam, kui te pole ära valinud. Vaat nüüd ongi see, et kas ma jätkan samas vaimus ja rügan edasi või tõesti võtan korraks aja maha, sõidan ära, lähen puhkan kusagil. Ei pea ju pikalt puhkama. Teen ühe, ma ei tea, nädalase puhkuse endale. Sõidan Euroopat vallutama või lähen hoopis Saaremaale, no kuhu iganes. Või lähen kuhugile metsatallu. Et saada lihtsalt nagu kõigest sellest vanast ja iseendaga olla ja vanast lahti saada, puhata kõigest sellest ületöötamisest, ennast välja lülitada korra. Vot siis tulebki see päike välja ja siis on ka selgus kergem tulema. Midagi sellist ma näen nendel kaartidel. Kui te olete ära puhanud, otsusele jõudnud, millises suunas te lähete, maha raputanud endast selle väsimuse ja ületöötamise ja kõik selle. Vot siis hakkavadki asjad kiirelt liikuma. Päike tuleb välja. Ja viimane kaart on siin sauade 2. No tema ka tähendab valikuid, aga kahed kõik on nagu valikud, aga sauade 2 on nagu positiivne valik. Sauade 2 räägib sellest, et teil on ju uued ideed ja uued algused ja tema tahaks nagu peale hakata. Et hakkame tegema. Puhkasid ära, raputasid vana tolmu maha, kogusid jõudu, selginesid mõtted, nüüd on ju visioon on selge, nüüd tuleks hakata nagu liigutama. Hakkame pihta, on selle sauade 2 sõnum. Et enam ei ole aega oodata, nüüd tuleks tegutseda. Vot niisugune lugemine tuli teile, armsad lõvid, selleks nädalaks. Võtke aeg maha. Raputagegi puhake sellest ületöötamisest. Ilmselgelt olete te üle töötanud.
ja kindlasti hakkavad asjad kiirelt liikuma teie elus. Kui te olete piisavalt ära puhanud, enda patareid täis laadinud, siis on teil jälle jõudu ja tahtmist. Et teil on tegelikult siin päris head ja positiivsed kaardid. Ei taha jah oma aega ja energiat ja raha kulutada, aga ei peagi ju. Päike on kõige parem kaart, mis üldse saab tarokaardipakist välja tulla. Siis on see kiire liikumise kaart ehk sauvade 8. Ja positiivne kaart on siin ka see sauvade 2, et hakkame pihta. Kõik ülejäänu on tilulilu siin vahel. Tuleb lihtsalt aeg maha võtta ja puhata. See on minu nägemus sellest nädalast ja nendest kaartidest, mis siin laual on. Vot selline nädal teile. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.